Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga, esimene pärast valimisi. Kõigepealt suured tänud kõigile, kes meid toetasid. Mihhail Kõlvartit, mind, teisi erakonna kandidaate. Need olid meie jaoks väga olulised valimised. Sest ausalt öeldes, kui päevast päeva loed, et Keskerakonnaga on kõik, me oleme positsioonis, Tallinnas võimu kaotanud, tähtsad ninad erakonnast põgenenud, Keskerakonnal pole midagi pakkuda, see käib kindlasti närvidele. Paljud kiirustasid meid matma, aga nagu eurovalimised tõestasid, oli see soovmõtlemine. Keskerakond võitis valimised nii Tallinnas kui Ida-Virumaal. Hauakaevajad on häbistatud, kuigi mõned veel vehivad inertsist labidega. Meie jaoks on see tulemus eelkõige avanss. Meie valimissüsteem on selline, nagu ta on. Eurovalimistel ja Riigikogu valimistel ei ole mitte kodanikele, kolmandate riikide kodanikele Eestis hääleõigust. Nii et mingit revolutsiooni ei tule, aga parlamendivalimised on alles 3 aasta pärast. Kuid juba aasta pärast järgmisel sügisel on kohalikud valimised. Ja ma olen valmis kihla vedama, et pärast eurovalimiste tulemusi teeb valitsuskoalitsioon kõik selleks, et vähemalt Venemaa kodanikelt nendel valimistel hääleõigus ära võtta. Isegi vaatamata põhiseadusele, mis seda sõnaselgelt keelab. On selge, kelle poolt kohalikud ilma Eesti kodakondsuseta kindlasti ei hääleta. Need on koalitsioonierakonnad ja Isamaa. Muide, pange tähele. Riigikogu võttis asja vastu kuulsa negatiivse lisaeelarve. Keskerakond hääletas selle vastu, aga Isamaast olid peaaegu kõik poolt, mis võib tähendada, et järgmisel valitsusvahetusel, näiteks kui Kaja Kallas Meloni kiuste siiski peadiplomaadina Euroopat õnnelikuks teeb, võivad reformierakondlased ja sotsiaaldemokraadid vabaneda lagunevast Eesti 200-st ja võtta partneriks hoopis Isamaa. Loomulikult ei tee see olukorda paremaks. Kurss, millele need inimesed riiki viivad, on katastroofiline. Omal ajal lubasid reformierakondlased, et Eestis saab üks 5 rikkamast riigist Euroopast. Mõned aastad oli see nali, nüüd aga ei naera enam keegi. Tsiteerides Statistikaameti analüütikut. 3% elanikkonnast ei ole sääste, et katta ootamatuid kulutusi. Iga 4. riigi elanik ei saa endale lubada kord aastas puhkust kodust eemal. 2 paari häid tänavajalatseid ei suuda osta rohkem kui 20 000 inimest. Mõelge vaid, 20 000 eestimaalast ei saa osta endale 2 paari jalatseid. Ja dünaamika ei ole hea, vastupidi. Viimase aasta jooksul on Eesti langenud rahvusvahelise juhtimise arenguinstituudi konkurentsivõimede tabelis 7 koha võrra. Eelmisel aastal olime 26, tänavu 33. See edetabel põhineb 2 asjal. 2/3 on statistika, ise teate, mis statistika meil on, me ju elame selle sees. Veel 1/3 on kohalike ettevõtete tippjuhtide küsitlus. Teisisõnu, ettevõtjad usuvad, et me veereme mäest alla. Esialgu kukkumist selgitati Ukraina sõjaga. Nüüd on seda raskem teha, nii Läti kui ka Leedu on aasta jooksul tõusnud. Ainult Eesti jätkab langust. Mida annab teha? Poliitiliselt vähe. Reformierakonna positsioon peale eelmisi valimisi tundub ülikõva. See, et toravat on kõiki petnud, suurt midagi ei muuda, valimised toimusid, manipulatsioon õnnestus. Siis jääb surve. Kohalikul tasandil Keskerakond jälgib tähelepanulikult, kuidas arenevad sündmused Tallinna linnavolikogus. Riigi tasandil arvatavasti protestid muutuvad üha tugevamaks, ehk panevad nad Toompea ministrid mõtlema. Euroopa tasandil on oluline haarata igast kõrrest. Brüssel ei muuda Eesti majanduspoliitikat, kuid Euroopa Komisjoni on võimalik ja vajalik veenda reageerima Eesti elanike õiguste rikkumisele. Ja viimane, kuid nüüd kõige olulisem asi. Ma olen seda juba öelnud ja ütlen seda veel kord. Iga poliitiku ülesanne on teha kõik, mis võimalik, et sõda ei tuleks. Tänan teid veel kord usalduse eest.